valgast viiru vereni saruta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Üles Eestimaale vaan, nüüd Pärnu piirilt Pentsini ja valgast viiru vereni saruta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled võit meil või haud, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed andnud ära Isamaa. Kindel kui raud on meie meeste meeled võit meil või haud, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed andnud ära Isamaa. Kui ainus mees me tulle tormame ja tagasi me lööme vaenlasel, surma ei karda Eestimaale vaan, ei iial Eestit korjastada laseda. Kui ainus mees me tulle tormame ja tagasi me lööme vaenlasel, surma ei karda Eestimaale vaan, ei iial Eestit korjastada laseda. Üles mehed vahvamaad, kes Läti piirist Narvani ja terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, võib võita vaenlast kangelat ja rangelat. Kui ainus mees me tulle tormame ja tagasi me lööme vaenlasel, surma ei karda Eestimaale vaan, ei iial Eestit korjastada laseda. Üles mehed vahvamaad, kes Läti piirist Narvani ja terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, võib võita vaenlast kangelat ja rangelat. Üles mehed vahvamaad, kes Läti piirist Narvani ja terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, võib võita vaenlast kangemat ja rangelat. Julgust, vabrust, tugevust, kui välgub mõõg, paugub püsku Iraades sadamas, sest mehed vahvamaad, kel kodumaa veel kallis on ja kallis on. Julgust, vabrust, tugevust, kui välgub mõõg, paugub püsku Iraades sadamas, sest mehed vahvamaad, kel kodumaa veel kallis on ja kallis on. Ükskõik mis sündmuse või ka inimese eluea puhul on 100 aastat ikkagi väga vääriline sündmus. Nii ka ühe organisatsiooni puhul, nagu on piirivalve, on see sama. Selle taga on olnud inimesed, selle taga on olnud riik ja selle taga on olnud kõik need ajalookeerised, selle taga on olnud ohvreid, aga see töö jätkub ja ilmselt ka areneb, sest et me oleme kaugel sellest, et meie piirivalve oleks praegu täiuslik, sest me oleme siiski Euroopa Liidu idapiir. Head sõbrad, austatud võitluskaaslased. Täna hommikul, kui me Ennuga hakkasime sünnipäevalauda katma, märkasin ma, et kolonel on veidi mures. Enn vaatas, et Andrus, sinu poolt tellitud tassil ei ole seda avaldust, kust kohvi juua. No ma vaatasin siis ka ja leidsin, ossa kurat, põhi on ka puudu. Ja nii ta oli.
õnne sünnipäevaks 100-aastase piirivalve 100-aastaseks saanud ohvitserkond. Daamid ja härrad, härrased ohvitserid, Eesti Vabariigi hümn. Väga austatud piirivalveohvitserid. Täna tähistame Eesti piirivalveohvitseride kogul 2 suurt päeva. Veebruaris 100. sünnipäeva ja juunis 30. taassünnipäeva. Piirivalveohvitseride kogu üks juhte, kolonel Henn Karits, on öelnud, ei ole riiki piirita ja piirimeesteta. Need sõnad jäävad alati aktuaalseks. Eesti riigi piiri valvasid ja kaitsesid Eesti piirivalvurid 20 aastat, mil Eesti rahvas sai vabaduseks maad harida, haridust omandada ja elu edendada. Teise maailmasõja tulemusena hävis meie oma riik ja Vene võim võttis võimust meie isamaa piirides. Eesti piir ei kaitsnud enam sissetungijate vastu. Sissetungijad muutsid piiri pea pooleks sajandiks raudseks eesriideks. Eesti Vabariigi aastapäeval 1990 ütles Heinz Valk Vabaduse väljakul, tsiteerin, varsti me taome maasse sinimustvalged piiripostid, varsti me võidame niikuinii. 1990. aasta suvel, kui algas Eesti piirivalve taastamine, selgus, et Eesti-Läti võssa kasvanud piiril olid uut algust oodanud ka sadakond oma riiklusaegselt musta-valgetriibulist malmist piiriposti. 1990. aasta sügiseks loodi omariikluse taastamise eel majanduspiir, esimene samm teel omariikluse uue alguseni. Omariikluse mõtteid ja aateid ei suudetud 50 räkkraske võõrvõimu aastaga ajaloo mälust kustutada, sest usk, lootus ja isamaa armastus ei kustunud. Eesti sai iseseisvaks taas 20. augustil 1991, sest omariikluse pooldajaid oli väga palju. Nende seas olid Eesti piirivalvurid. Piirivalvurite missioon on kaitsta omariiklust piiril. Eesti riik on hoitud, kui piir on valvatud ja kaitstud. 1990. aasta kevadel loodi Eesti kodukaitse, millest kasvas välja piirivalve. Kes olid need mehed? Kodukaitsega ühines ka Johan Saar, kellest sai 1992. aastal üks esimesi taasiseseisvusaegseid piirivalveohvitsere. On sümboolne, et see toimus 50 aastat pärast tema Eesti Vabariigi ohvitserist isa hukkumist Siberi vangilaagris. Täna meenutame kolonel Johan Saare sõnu, tsiteerin. Ajaloo hetkedel juhtub aga, nagu see oli meie Eesti Vabariigi taassünnil 90. aastate algul ja ka hiljem, et rahvuslikult meelestatud
ja isamaaliselt hingestatud julged ja teotahtega vaprad mehed, vaatamata oma varasemal ajal omandatud elukutsele või saavutatud tasemel ametis, tulid otsustavatel momentidel, kui kaalul oli rahva iseseisvuse, vabaduse kättevõitmine, hoidmine ja kaitsmine oma kodumaa teenistusse. Lõpetuseks. Piirivalve on olnud kaua kaitseväeline organisatsioon. 16. veebruaril 1923 loodud piirivalve ohvitseride kogu tegevuse eesmärgiks sai liikmete eetiline kasvatus ja isamaalise missioonitunde kasvatamine. Ka 1927. aastal vastu võetud Kaitseväe üleajateenijate põhikirjas nimetati peamise ülesandena koondamist ühemeelseks isamaaliseks pereks. Täna töötavad Kaitseväe ajateenijatest noored allohvitserid, tsiteerin. Olenemata olukorrast, kuhu ma iganes satun, luban käituda alati nii, et see teeks au minu ametile, Kaitseväele ja isamaale. Eesti Vabariigi 105. sünnipäeval ei saa me küll austada uusi piirivalveohvitsere, aga võib-olla me saame seda teha piirivalveohvitseride kogu 105. aastapäeval. Ja tsiteerides Isamaa laulid Liidia Koidulat, käi kindlalt, nõua õigus, aeg nõuab arutust. Palju õnne! Aitäh, Anu, aga veelgi suurem tänu selle ajalooraamatu eest, kuhu 100-aastane ajalugu meestest, kes otsustasid ise hakkama saada ja oma kodu kaitseks piiri valvama hakata, sai kirja pandud. Usun, et mälu on üks inimeseks olemise põhitunnuseid. Mälu abil ehitame sildu eilsest homsesse. Targad viivad üle selle silla vaid parima. Mälu ja mäletamise üks eriliik on mälestamine. Head sõbrad, mälestame nii neid, keda väevõimuga võetud võõrasse mulda, kui neid, kelle võitlus ja võiduvõime rahumoelsemalt on hääbunud. Mõtleme hetkeks parimatele, kes kunagi olnud meie ees ja meie kõrval ja kellest on soe mälestus hinges. Go!
just rääkisid. aga igaviku mõistmine, igaviku tõeline tähendus saab mõttekaks ainult siis, kui oskame läbi selle prisma näha tulevikku. Tuginedes kangelasmeelele, uskudes, et aruselge aja pole lõpuni kõrbeliiva jooksnud ja tundes vastutust tuleviku ees, tahan jagada mõningaid mõtteid mineviku, oleviku ja tuleviku läbi põimunud seostest. Meil on ees nii mõnigi ärev aasta. Oht meie ümber ei kao, ei hägustu ega vähene. Ohustatud on kõik, mida me täna enesestmõistetavaks elu normiks teame. 90-ndatel koos tulime ühiskonnast, kus suurem enamus protsesse olid pehmelt öeldes tobedad. Nii eesmärgi püstituse kui vahendite valimise mõttes. Kus inimest käsitleti eelkõige kui kulumaterjali ja tema algatusvõimet kui tülikalt segavat faktorit üleuljise utoopia poole liikumisel. Tänaseks oleme ehk õnnestunud ehitades ühiskonnakorda, kus indiviid ja tema tahe, sinu ja minu tahe, algatusvõime ja tegutsemisõhin on tõstetud peamisteks väärtusteks. Ehk oleme mõistnud, et protsesside eesmärgistatud juhtimise teooria pole ei midagi muud kui teadmistel ja oskustel, kogemustel ja suhtumisel, loovusel ja loomingulisusel, mõtteväel ja saavutamisvajadusel põhinev iseregulatsiooni mehhanism, mille tekkeks saab luua küll kriitilise massi eeldusi, aga mille võidukäik, ehk kui lubate, siis jumalik tahe avaldub just nimelt iseregulatsiooni kui kõrgeima juhtimistasandi rakendumise läbi. Usun nii, et just võimekus taoline iseregulatsioon käivitada viis iseseisvuse taastamisele 32 aastat tagasi. Tahe tankide vastu. Arukas armastus nii maa, rahva kui ligimise suhtes andsid eelise, mida võõras võim ei väänata ega väärata suutnud. Teil kõigil, meil kõigil oli selles oma roll. Tähelepanuväärne, väärikas. Olenemata auastmest või ametikohast. Sest oli aeg, kui mõistus maksis. Aitäh teile, poisid, selle eest. Aitäh, et läbi selle võitluse kasvasid meist mehed. Ma ei taha täna langeda utoopia rüppe, kujutlades, et suudame sarnaselt veel kord rakendada tahte tankide vastu, nagu Vabadussõjas või 32 aastat tagasi iseseisvust taastades. Kui vaenlasel peaks minema korda rünnata kogu oma potentsiaalse jõuga, võib selleks olla esmane lahinguline edu ja
territooriumi osaline okupatsioon. Aga usun sama kindlalt kui 32 aastat tagasi, et lõppvaatuses määrab edu meie tähenduses jälle kord eluõiguse, mitte sõjamasina teerullina kasutamise võimalus, vaid siilide oskus lüüa serti. Huvitav. Kirjutasin juba 90-ndatel, siis kui piirivalvekordonite vahetusi maaväe kompaniideks, meie 3 laeva mereväeks ja 2 lennukit õhuväeks kahtlustati olevat. Aga imestasin silmad selja taha eelmisel nädalal Postimehe arvamusliidrite lõunal, kuulates kindralmajor Palmi mõttekäiku. Tsiteerin. Me peame olema suutelised lahinguvälja killustama, pakkudes mitte ühte, vaid mitut väljakutset korraga. Me peame saavutama olukorra, kus vastane on pidevalt vastamisi pigem paljudes kohtades väikeste väljakutsete ja ootamatustega kui väheste suurtega, sest see tasalülitab kesksel käsuõigusel põhineva juhtimissüsteemi, külvab segadust ja soodustab kaose teket. Tsitaadi lõpp. Just nii ma arvasin ka tookord. Pisut piltlikumalt. Eesti EP-naiskonna Tokyo võimekuse ja tänase kaitseplaneerimise sünergias tuleb luua palju väikeseid duelle ja panustades neisse kogu tarkväele, mille hulgas ka piirivalve, omase loovuse, neist igaüks võita. Sellest arusaamisest lähtuvalt jään kordama, et piirivalve peab saama lisaks kõigile tänastele võimekustele, mis minugi hinnangul esmaklassilised, seaduslikult püstitatud riigikaitselise ülesande koos sellest tuleneva hariduse ja väljaõppega. Loomulikult koos varustuse, relvastuse ja logistilise süsteemi toega. Piirivalveorganisatsiooni rahuaegset koosseisu peab olema võimalik tundide jooksul suurendada 4–8-kordseks reservide arvelt, kes õpetatud ja treenitud täitma omi piirikaitselisi ülesandeid kindlas aegruumis. Ja seda mitte Kaitseväe või Kaitseliidu maakaitseüksuste arvelt, vaid nendega tihedas koostöös. Piirivalve peab omama taktikalise luure võimekust, mis annab selgelt märku idanaabri lahingukavadest, riigikaitselist valmisolekut kaitseplaanidega määratletud tegevuseks nii üksikvõitlejana, lahingupaaridena kui ette nähtud olukordades iseseisva rühmana kordonipõhiselt või osana Kaitseväe lahingüksustest. Valmisolekut vastupanuliikumise juhtimiseks vaenlase tagalas, võimekust tagamaks piiride valve ja kaitse territooriumil, mis jääb kõrvale agressiooni peamistest suundadest. Ja kindlasti paljut veel, et sõjajumala, olgu see siis Marss, Ares või Oodin või ühtäkki ikkagi Tarapita, soosingut võita. Annaks Jumal, et neid täna jälle kord vajaka jäävaid oskusi mitte kunagi rakendama ei peaks. Aga usun riigikaitseliste vilumuste ja suhtumise olemasolu olevat nende rakendamisvajaduse puudumise vältimatuks eelduseks. Kui miskit on tulemas, on mõistlik sellele poolele teele vastu minna, teadis vanarahvas. Ainuüksi siis, kui riigis suudetakse luua ühiselt toimiv, ühine arusaam, et riigikaitse on meie kõigi ühine mure, suudame midagitki. Väikeriigi edu ainus valem seisneb võimekuses kaasata, mis iganes ajahetkel. Ja selleks, et see kaasamine ei oleks mitte tühi sõnakõlks, tuleb õigel hetkel müksata.
müksata nii riiki, kelle ülesandeks on eelduste süsteemi loomine isereguleeruva mehhanismi tekkeks, kui ka neid, kes riigikaitsele väga vajalikena seisavad, istuvad siin praegu sinu kõrval. Neid, kes armastades iseseisvust ja vabadust tulid meiega. Head sõbrad, ma uskusin siiralt, et meie lahing on läbi. Et me oleme võitjad. Et me kandsime auga oma koormat ja 30 aastat tagasi võitsime lahingu. Lahkunutele on ja jääbki see niimoodi. Aga meie oleme ju veel elus. See ei ole eesõigus. See on teadmisel põhinev kohustus. Teadmisel, et alistujad ei võida ja võitjad ei alistu. Kaunivad laulud pühendab sul, vanematest armastatud kallis kodumaa. Võimsasti tuksub südasis mul, kui sulle laulan mu isamaa. Taevasse tõuseb tugev lauluhääl, südame põhjast vaimustuseb hääl. Pühamaks paigaks olen mul ikka, universum süda tuksub mul sees. Võimsasti kõlasis ühine laul, õitsegu kasvagu kodumaa. Riiduse väike paistab me maal, ruusujatest vabastatud Kaleviperaal. Orjuse kütked puurustud maas, muisteme priiduse jälle käes. Särama löönud koogupindal koit, Eestimaa taevas vabaduse loid. Paremad päevad paistma meil jäävad, kaunimad ajad ootavad ees. Võimsasti kõlasis ühine laul, õitsegu kasvagu kodumaa. Head sõbrad, Eesti piirivalveohvitseride kogu oma 100. sünnipäeval on otsustanud välja anda 6 meie kõrgemat autasust. Epoki teenete risti. Esimese risti numbrimärgiga 81 saab mees, kes on vaieldamatu tegija meie riigikaitselise mõtte arendamise ja sõnastamise vallas. Aga veelgi rohkem ehk mees, kes seisis tõe ja õigluse eest, kui otsustamisel oli Kaitseväe ohvitseride, kelleks tollel ajahetkel olid valdavalt piirivalveohvitserid, pensionikindlustus.
austatud Eesti eruohvitseride kogu juhatuse esimees härra Enn Tukk. Suur tänu, Enn, kõige selle eest, mida me oleme teinud koos, mida sa oled teinud nii piirivalve kui kogu Eesti riigikaitsevõime loomisele, alalhoiule ja edasiarengule. Aitäh, piirivalvurid, aitäh, Andrus. Ma pean ütlema seda, et mina ei ole nii hea sõnaseadja kui Andrus, aga me oleme kahekesi päris hästi koos töötanud. Ja seda ma saan öelda, et nagu äsja ühes kirjatukis mainisin, et riik ja riigikaitsme on üks liha ja veri. Riik ja territoorium on üks liha ja veri. Ja piir kuulub sinna juurde ühe väga kõige olulisem. Ja sellepärast on mul au anda Eesti piirivalve 100, Eesti piirivalve ohvitseride kogule, Eesti eruohvitseride kogult meie embleem. Suur tänu! Tänu teile kõigile tehtud töö eest. Me teeme seda edasi ja elame veel. Aitäh, Enn! Teeneteristi number 84 saab mees, keda võiks iseloomustada ehk kõige paremini järgnevalt. Juba ümeraegadest alates on olnud Eestis arusaam, et kui riigis on miskit väga vaja, miskit on väga vaja korda saata, siis on mõistlik see ülesanne usaldada kohalikule omavalitsusele. Olgu need siis olnud vabadussõjas haavatute transpordiks vajalik regede hulk või partikelti korraldamise ajal inimkoosluste määratud paika toimetamine. Ikka on kohalik omavalitsus asjaga hakkama saanud. Kui EPOK võttis nõuks piirivalve esimesele ülemale väärikas bareljev püstitada, siis oli Tartu vald esimeste hulgas, kes mõttele õla alla pani ja tõestas, et mitte kõik mehed ei surnud Ümera jõel. Aitäh, Tartu vallavanem Jarno Laul! Tänan teid, härrad ohvitserid, ja see on mitte ainult meeldiv kohustus, vaid ka au hoida üleval nii kindral Kurvitsa, aga Tartu vallast on tegelikult ka kindral Orasmaa, Kaitseliidu asutaja, pikaajaline ülem pärit. Nende au ja mälestus. Elagu Eesti! Teeneterist number 85 antakse meie oma Hoomerusele, kes loonud meie oma Odüsseia. Ma usun, et on võimatu üle hinnata, kui ühel organisatsioonil on 700 leheküljeline lugulaulude raamat. Ja ma usun, et mõttekogu Ilvese jälgedes on väärt lugemine nii meile, aga ehk veel rohkem nendele, kes tulevad pärast meile. Aitäh, Urmo Kohv! Aitäh kõigile, kes selle Odüsseia kaasa mõtlesid ja kaasa mõtlesid. Tänan.
teenetemärk number 83 läheb ohvitserile, kes tegi kogu telgitaguduse töö selleks, et rahvapoolne petitsioon piirivalve taastamise asjus sai Riigikogule kõikide vorminõuete kohaselt üle antud. See on mees, kes oskab tuld tuha all alal hoida. See rist on sulle, Kalle Kaljuste. Tänan ja selge on see, et ma ei teinud seda üksi ja võib-olla minu panus, kindlasti on minu panus siin kõige suurem. Aga tänan veel kord, elagu Eesti Vabariik, elagu Eesti piirivalve. Teeneterist annetati veel Edgar Savisaare valitsuse riigiministrile härra Raivo Varele. Ma usun, et need mehed ja neiud, kes esimestel aastatel piirivalves teenisid, teavad päris hästi, milles oli Raivo teene. Eesti NSV varustuskomitee laos oli 18 lambanahkset kasukat. Piiripunkte oli 27. No peab ikka soe tunne olema, kui valvekorrast valvekorrasse käidi mitte ainult mehi vahetades, vaid ikka selle sama ühe kasukaga. Ja kui nii külm oli, et see tahtis tõepoolest silmad ära võtta, saime me sooja mõttest, et tervelt 11 punktis pole ju mitte seda ühte ainukestki. Täna kõlab see kui pilke lugu või naeruväärne lugu, anekdoot, aga see oli elu. Ja teie olite need mehed, kes nendes tingimustes hakkama said, kes suutsid luua riigi. Ja see ei ole enam üldse mitte lihtsalt niisama lugu. Ja meie viimane teeneterist läheb mehele, meie vastärganud piirivalve esimesele, küll vaenlase juures, aga ikkagi täieliku piirivalve ohvitseri koolituse saanud Ivo Heinlaivale. Ivo on meie mees Ukrainas. Oli enne sõda, on täna ja küllap jääb ka homseks. 3. sõjapäeval aitas Ivo toimetada koos Eesti Vabariigi suursaadiku härra Kuuse ja Euroopa Liidu suursaadiku Mati Maasikaga meie pöördumise Ukraina relvalendude poole piirivalve peastaapi. Meie pöördumine kõlas. Ja ma tuletan meelde, et see oli 3. sõjapäeva hommik. Honorable colleagues, dear friends, Union of Estonian Border Guard Officers is excited for your bravery, for your skills and for your attitudes. You are standing eye on eye with the most evil force in Europe, but your capabilities to neutralize its aspirations are serving as an example for the full continent. We, as a backbone of Estonian defense capacity in 1991, stood against Russian invasion
armed carriers from Rapid Reaction Force from Pihkva with very limited armament and almost without any military equipment. But we understood that behind us are our families and children, who were even more vulnerable and therefore fought wholeheartedly. We knew that we need to fight for ourselves without the hope for assistance from anybody except ourselves and God. And miracle happened. The God granted the fight with an unbelievable victory. Ukrainian nation and your forces have shown similar kind of determination, standing eye on eye with the most evil military power in Europe. You have shown highest standards on patriotism and capabilities to fight for the values common for each man as well as for all mankind. We are on strong belief that you will keep sunshine in your hearts, and it brings to unbelievable strength. Victory will be with you. Thankfully, on behalf of the Union of Estonian Border Guard Officers, First Commander of Re-established Estonian Border Guard. Все. Нахуй тоже надо. На всякий случай. Военный корабль, иди нахуй. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много жаль, безликие, вы огромные. Вы жмете, вы все маетесь, свою завистью вы подавитесь. Воля слова вам незнакомое, вы все с детства, где вы закованы. У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли Молотова. Да у нас сердце кровь горячая, что ж вы нам? Глаза бесстрашные, без оружия, мы опасные, повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас коты до колени ставили, мы восстали и все исправили. Не зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей
Muidugi saime me juba sellel hetkel üsna selgelt aru, et ukrainlased vajasid laskemoona rohkem kui moraalset toetust. Aga vahel mõne üksiku piirivalvuri jaoks on väga tähtis, kuidas ja mida mõtlevad sarnased mehed tema ümber ka piiride taga. Meie ühise mõttejõu ja asjakohaste annetuste abil suutsime piirivalve 100 ja piirivalveohvitseride kogu 100 aastavahetusel üsna palju. Kindral Kurvits sai väärika bareljeefi oma kodutalust Mihkli adult pärit aida seinale Tallinnas. Mitmed spordivõistlused said pisut rikkama auhindade kapi. Peetud sai sünnipäevapidu Remnikul, millest läbi aegade kõigil piirivalvet hinges kandvatel meestel oli võimalus osa saada. Tõsi, seekord ei kujunenud sellest kokkusaamisest veel piirivalves teeninud, kuid tänasesse Kaitseväe reservi mitte kuuluvate vägilaste reservõppe kogunemist. Aga ükskord jõuab aega, mil kõik pirrud kahel otsal. Hakkama saime piirivalve esimesele staabijoonele meenutuste tahvli paigaldamisega. Tähistasime piirivalve 100. aastapäeva oma sünnipaigas Toompea lossi Valges saalis. Lisaks palju kohtumisi, arutelusid, arengupõhiseid mõttelõngu. Neist tähtsaim ehk soov ja tahtmine, et järgmise 100 aasta jooksul võtta endale kohustus panna kokku kõigi Eesti piirivalves teeninud meeste ja naiste teenistuspõhine register. Seda suudame jälle kord vaid ühise ettevõtmisena, kus ükski panus ei ole liiga väike, liiga tähtsusel. Ja et mitte jällegi lihtsalt sõnaosav olla, saab see mõttevahetus oma nurgakivi. Mõttevahetuse eest on tänase epoki teeneteristi kavaler Kalle Karjuste. Head kolleegid, alustan sellest raamatust. Eesti piirivalve, selle taasloomine. Ma tean, et need andmed on olemas, aga need on laiali. Politsei- ja piirivalve personalibüroo mulle päringu omaaegsest piirivalve persoonast, selle aktiivsest osast 2250 nime, sealhulgas 650 ohvitseri ja suur hulk vanu andmeid arhiveeriti. Ja päring arhiivist, persoonarhiivist andmeid välja ei anna, sealt tuleb ühe nime kaupa neid välja noppida. Piret Teppan on uurimistööna selle, ütleme, küll ohvitserkonna selle raamatu teise osa koostamise uurimistööna lülitanud Sisekaitseakadeemia tööde, kas siis bakalaureuse või magistritööde nimekirja. Me teame, et ajateenijaid käis piirivalvest läbi natuke üle 7500. Nii et mina, härrad ja daamid, olen igal juhul hädas. Ma tahan head nõu, ma tahan abi.
nüüd ma saan aru, mis on vahe olla piirivalve ülem või piirivalveohvitseride kogu juhatuse esimees. Piirivalve ülamana ei oleks ma teinud mitte midagi muud, kui kutsunud Edgar Ääro ja enne, kui ma oleks jõudnud talle seletada, mida on vaja teha, oleksin ma kuulnud, saab tehtud. Täna jääb mul lootus, Kalle, ainult sinu 39 aasta peale, mis sulle veel jäänud on, et selle aja jooksul jõuame me kondikava sellest ohvitseride kogu uuest raamatust ära teha. Head sõbrad, meil on niisugune hea komme, nüksame üksteist ja saab tehtud. Ja et meil seda kindlameelsust jätkuks, laulame koos. Meil
edu pole kunagi lõpp. Ebaõnnestumine pole kunagi pöördumatu ja pealehakkamine on see, millel on tähendus. Saavutused sünnivad tahtmisest, mis tõlgitud pühendumise keelda. Head sõbrad, tänutäheks ühise võitluse ja jagatud võidu eest 90-ndatel. Aga veelgi rohkem innustuseks ees seisvatel aegadel samavõrdse meheveele ja kokkukuuluvustunde ilmutamiseks tahame täna Eesti piirivalveohvitseride kogu 100. sünnipäeval vannutada igaühe teist, igaühe meist meie igavesse meeskonda. Tänutäheks kõigile teile on nendel laudadel tänukirjad, tehtu ja innustuskirjad uute saavutuste planeerimise ja ellukutsumise eest. Viljar, ole nii kena, tule siia meie juurde ja aita meid selles peitluse mängus, kus igaüks on kutsutud tulema ja leidma oma tänukirja. Suvega tormib, ei karda Eesti ring. Ei karda, et roodel võib väikes ärada. Ja rõõmu kõiskes vastu kojala. Jäämal on see slimeering, jäämal see slimeering. Siis uiskuega tormib, ei karda Eesti ring. Eesti piir käib vastu Hiina müüri. Venemaa on vahelt kadunud. Eestist vägev ilmariik on saanud. Igal pool ta leiab toetajaid. Eesti riik käib vastu Hiina müüri. Venemaa on väike osariik. Lennubaas meil Everesti tippus. Moonaladu meil Etna kraateris. Käib
saab olla. Mõte on ainult see, et öövel viis oma ürituse jälle läbi öövellikult, nagu ta on alati teinud. Kui ta oli piirivalve ülem, siis ta kutsus ikka mingisuguse koorikese või lauljad kohale ja nüüd oli täpselt samamoodi. See on tore, kui tullakse kokku ja meenutatakse aega ja... Ei, no muidugi. Tehakse sellest tööd ka. Ja öövel sellise suhtumisega hoidiski nagu piirivalve kollektiivi. Ja sellepärast see piirivalve kollektiiv oligi niivõrd tugev ja teotahteline ja kõik asjad toimisid nagu ööpaseliga. Ja see vaim kestab praegugi. Mina olen Kaitseliidu liinis ja spordiliinis 2 grupi juht, mis koosneb üle poole piirivalvuritest. Üks on Kaitseliidu Tallinna Mareva meredivisionis ja mina olen mereväe formeerimisgrupi juht ja enamus sellest formeerimisgrupist on kõik vanad piirivalvurid, kes teevad ääretult head tööd. Ja teine grupp on siis, me käime laskesuusatamise suurtel võistlustel kohtunikuks, üks võistlus alles oli ja sellest grupist eelmine aasta oli maailmakarika etapp, oli meid 38 inimest, sellest peaaegu kõik olid endised piirivalvurid ja siis ka ühtlasi nende sõbrad ja kes teevad ääretult tublit tööd. Südamega teevad tööd ja seda ütlevad kõik, mitte ainult mina, aga kõik. See asutus, mis ära lõhuti, see oli tegelikult riiklik kuritegu. Sellepärast see oli tohutu töökas ja tohutu isamaaline ja hea kasvatuse asutus. Aga kas on ka teada, mida nüüd piirivalvuritel kõige rohkem vaja oleks? No ma ei ole nüüd olnud tükk aega ju piirivalves, aga ma arvan, et ikkagi seda sellist vana ühtsustunnet ja sellist oleks kindlasti vaja. Aga no ma arvan, elu läheb edasi ja piir kestab ja no mine tea, võib-olla suudame jälle selle hea vana sõjaväelise piirivalvega taastada. Sellega ma olen täiesti nõus. Ma lugesin sealt täpselt sama välja. Aga mu küsimus on ainult ühes, et kas see on nüüd ametnike poolt nii omavahel läbi räägitud või on päris asjad olnud seotud? Siis, kui see asi tuli kätte ja tuli see teenistusasjad, siis ei mõelnud, kus maale see asi võib ja mismoodi. Siis tuli lihtsalt teha ja olla ja see asi, või noh, ütleme, et Eesti riigi ja Eesti on niimoodi ilusti ja toredasti välja tulnud, et see teeb ikka head meelt küll, peaks ütlema. Et noh, ja on saanud omal ajal ka selle asja sees olla, seda asja teha ja sellest osa saada. Ega siis ei mõelnud, et noh, ei tea, kus, siis tuli lihtsalt teha. Ühtepidi siis tuli palju asju tuli ka kätte mõnes mõttes pooljuhuslikult. Et ega jah, niisugust, no ühesõnaga, et vaat nüüd kindlasti seda peaks olema ja tegema. Ja noh, minu enda osa, ma olen oma hariduselt olen ehitusinsener ja siis oligi nagu piiri raja, nagu siis selle kordonite ja nende ehitamine, mitte nii palju selle piiriteenistuse ja piiri valvamise poolega ei ole kursis kui selle toetamisega, ütleme siis selle mõttega. No mina mõtlen tagasi sellele, mis kunagi sai ära tehtud. See on see esimesed päevad piiri peal. Minu piiripealne olek hakkas pihta Luhamaa piiripunktist ja siis Luhamaal sai nende tankid vastu võetud ja ära saadetud. Et see on jah selline seik.
et kas no ainukene, mis on praegu meeles, on muidugi need tankid, kuna see jäi mulle nii hinge, see sissetulek ja äraminek. Et sinna kõrvale praegu tuletada meelde, mis seal võis veel olla sellised. Muidugi jah, see esimesed päevad piiri peal, jah, kuidas siis see rahvas seda vastu võttis. Et üritati meile selgeks teha, et me oleme üks suur Nõukogude Liit ja mida te siin passite, kaduge minema ja sellised rünnakud, ütleme, nende nõuka inimeste poolt, ütleme. Ma ütlen ühte asja, keda võiks veel kindlasti mäletada ja kes pani üldse koerte kasvatusele, on Tõnu Laudner, kes ehitas üles ühe väga hästi toimiva koortekooli. Et ta hakkas ju ise seal aretama koeri ja tema värbas sinna Eesti parimad koertespetsialistid. Et see oli 90. ja 2000. aastate alguses üks, ütleme, eliitkoole, kus kasvatati koeri. Ütleme, et see on selline, mida peaks mäletama, aga mida kahjuks ei mäleta. Et see on, kurb on muidugi selle. Et kahjuks, inimene, tal on see koerte kool läks talle nii hinge, kui ta seal lahkus, et ta on nagu praegugi hoiab kõrvale ju kõigist nendest üritustest, kahjuks. Kuigi ta võiks olla ju siin ka ju täpselt samamoodi nagu kõik teisedki siin. Olla austatud ja kõik see. Üks on Raivo Terve. Tema oli selline mees, kellel piirivalves anti võimalus teha mitmest piirkonnast üks suur piirkond, niinimetatud eksperimentaalkorras, ja tema sai sellega hakkama. Tegi Põhja-Piirivalve piirkonna ja tänu tema poolt loodud piirkonna alusel loodi siis kõik teised suuremad piirkonnad. Kagu, Ida-Viru piirkond ja kõik need piirkonnad. Et see on, Raivo Terve on üks selline mees, kellega oleks võinud siin rääkida. Kallis Eesti rahvas, usaldage meie piirivalve ohvitsere. Nad on nii tublid, nad on nii kokkuhoidvad, just niisuguse kokkuhoiuga, nagu pärast vabadussõda. Sellise kokkuhoiuga meil on nii palju koos teha. Au ja väärikus on meie piirivalve ohvitseridel. Palju õnne! Need mõtted ongi päevakorras juba 12 aastat, 13. See tähendab seda, et meie piirivalve ohvitserkond, need, kes täna siin on, need on enam-vähem kõik saanud kaitseväelise väljaõppe. Enamus on saanud Soome hariduse ja enamus teavad, mis on piiri kaitsmine sõjaaja, kuidas öelda, olukorras ja mis on sõjaaja ülesanne peab olema. See tähendab seda, et tänases olukorras peab olema piirivalve ohvitser võimeline juhtima üksust, millel on NATO koolitus. See tähendab, me oleme NATO liige. See tähendab seda, et ohvitseril ja allohvitseril peab olema võimekus koostada lahinkäsku, mis vastab NATO standarditele. See tähendab seda, et tal peab olema täielikult ohvitseri väljaõppe läbi NATO süsteemile. Ta peab tundma mõistete süsteemi, ta peab tundma planeerimise süsteemi, ta peab tundma lahingkäsku oskastada. See on terve süsteem. Ta peab teadma NATO relvastust. See on riigikaitse. Ei tule selline asi kõne alla, et piirivalve isikkoosseis viiakse lahingmetoodades või ütleme
sõja eskaleerudes või isegi alustades viiakse piirilt ära. Piiril on olemas vastav seiretehnika, on vastavad süsteemid, et viime ära need spetsialistid ja toome sinna asemele kaitseväe, kelle spetsialistid ei jaga piiri olukorda, ei jaga seda tehnikat, ei jaga süsteemi seal antud paikkonnas. See on probleem. Ja see on meie tänane ülesanne selle asja lahendamiseni jõuda. Aeg on pandud. Kalle, kus sa oled? 39 aastat saab siit sinu aega ja siis 61 veel kellegiga koos. Nii et peale tiksutakse peale. Nii et sa pead teadma, et mitte ainult meie kõikide pilgud ei ole pööratud su peale, vaid ka Ilves on vaatamas sinu poole ja uskumas, et sa saad sellega hakkama. Meie kaua räägitud kuuluvusmärk. Siiamaani oli ta meil olemas prototüübina, ühe ainukese eksemplarina. Nüüd on ta meil olemas siis ka nii-öelda märgina, mida saab kanda. See on kuuluvusmärk. Seda ei anta teenete eest. Selle igaüks, kes tahab, saab endale omandada. Tema ühel pool on 32. aastal kujutatud piirikotkas, mille autoriks Günther Reindorf, ja teisel pool meie 90. aastate Ilves, mille autoriks Heinz Waldner. Ja teda saab ka hoida niisuguse karbi sees, teda saab panna kaela või teda saab panna ka laua peale püsti seisma. Ja et oleks asi õiglane, siis ma tahaksin selle esimese märgi anda Eiki sulle. Aitäh, Eiki! Sinemärk läheb Iho sulle. Kindlasti panen kaela ja käin seal uhkelt ringi sellega. Ja mida ma tahan öelda veel, kustaksime Kaitseliidu sees piirikaitse malevkonna. See tähendab, et teie kõik tulete sinna malevkonda kindlasti. Härrased ohvitserid, sellele, et meil on 100-aastane ohvitserkond oma organisatsioonile, mul on au tänada kallis Rein. Meil on veel teinegi auväärne härrasmees siin meie hulgas, kes on pidanud 90. sünnipäeva. Vello. Miski pärast, jah? Oota. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Vello, õnne soovime sul. Tänan. Andke andeks väljendust, aga kunagi see oli väga popp sotsialistliku kohustuse panna 100-ni välja. Tahab Kallet teha? Nii et peate vastu pidama veel 10 aastat. Väga hea. Oleme saanud järjekordse ülesande. Edgar käib teil ees ju, mida näitab teed. Aga nüüd ongi Edgari käes kord. Andrus ütles, mehed ja mehed tulid ja tegid ära, mille üle me võime uhked olla. Minu elu jaoks oli see kõige õnnelikum. Ma kandsin suurema autundega, hea meelega seda kotkamärki. Andrus, sa pead seda edasi kandma. Ma annan seda sulle. Ütles härra ohvitserid, tervitused Valvel. Mul on kahju, et Juhanit minu kõrval ei ole.
me olime sündinud temaga ühel ja samal päeval, ühel samal aastal ja küll oleks tore, kui me temaga kahes koosseis koos oleksime. Aga teda enam ei ole. Mina tahaksin teile öelda ainult ühte. Tänan ja veel kord tänan. Suurim austus ja lugupidamine kõigile sellele, mis keegi meist panustas. Ja see peaks laiendama kogu Eesti rahvale. Te ju mäletate, kuidas meid toetati, austati, ma isegi ütleks, et armastati, kui me lõime piirivalve. Ja mul on ainult üks palve teile kõigile. Andke mulle andeks. Oma elu jooksul olen ma palju valesid sammusid teinud, eksinud, vigu teinud. Ja andke mulle andeks. Mul on julgust seda tunnistada ja tahan, et ka teie oleksite sama julged ja püüdlikud, nii palju, kui see võimalik on. Tõtt ja ainult tõtt, muidugi mitte kogu tõtt. Nüüd ma peaksin mukalt kinni pidama. Kui kaua me petame iseennast, Eesti rahvast, kogu avalikkust, et meil on piirivalve. Meil ju ei ole. Me räägime piirivalve ohvitseridest. Presidendi poolt seaduse alusel meile antud auastmed on ära pühitud. Seda asendatakse politseiametlikud tsiviilisikule anda au või ametikoha taseme mingisuguse nimetusega. Mul on häbi selle pärast. Ja kui me tahame, et seda meie Eesti riiki tuleks kaitsta, siis peab olema piirivalvur, kellel on automaat, nii nagu meil oli, kellel oleks strengerid, kargustavid kõrval. Aga mis meil nüüd tehakse? Isegi automaati ei ole enam vaja, antakse tase. Aga kelle vastu? Kelle vastu seda taserit kasutada saab? Arvusajad inimesed teavad teile ja andke mulle andeks. Aitäh, Ekka! Töö teinud ja mooramees võib minna. Veljo, kas sa oled seal kuskil ukse taga? Veljo! Ei ole. Peame saama hakkama ilma Veljota. Meil merevood nii vabad, meil tungeb pühavad ja metsad meil vastu rajavad, jäävavaks Eesti meri, jäävavaks Eesti mind, siis kui sulega tormi ei karda Eesti rind. Palju õnne 100. aast vajanume Eesti piirivalve ohvitseride kogul. Hurraa! Hurraa! See on see piirivalve ohvitseri märk. Piirikotkas ohvitseride märk. Seda saavad ainult piirivalve ohvitserid. 32. aastal piirivalve 10. juubeliks loodud piirikotka märk. Me ei uskunud sellesse, et me juba oleme oma isade ja vanaisade väärilised. Kui piirivalve seisab koos ajateenijatest ajutise märgina kasutusele Heinz Valgu poolt loodud piiriilvese. Aga kui Eesti piirivalvest sai professionaalsete piirivalvurite organisatsioon ülesande, kellel oli riigikaitseline võimekus ja mis kõige tähtsam, oli varjamatu isamaalisus, varjamatu tahtmine seda riiki kaitsta. Taastasime me Reindorfi poolt loodud piirikotka märgi piirivalve ametliku ohvitseri tunnusel. Mõtted on sellised, olulisi tähtpäevi tuleb tähistada ja olulistel tähtpäevadel
tuleb panna kehtima head ideed ja mõtted, mida edasi arendada. Piirivalve ei ole surnud. Siin juba esimesed alud. Nii, mida sellega nüüd tuleks teha? Koguda kõigi autogramme siia. Sul on õdemärk, siin õpeta proov. Vahe selles on see, et kui sulle Kessinil on metallmärk, mis on õpetatud, siis sul on läbi õpetatud. Mul on ka õpetatud, see on nüüd jälle Edgar. Joo, see on tohutu vastutus. No kindlasti mul kunagi oli, aga ega ma ei tea, kas oli. Tegelikult ma arvan, et mul oli üks originaalmärk, mingi vanamemm, ma arvan, tõi mulle. Ma ka mäletan, et see oli see. Jah, ei no nüüd on ikka. Aga ma arvan, et sul oli ka see. Aga ma arvan, et ei olnud. Miks ma, tähendab, võib-olla mulle ministrina kingiti. Äkki te tulite mingile sünnipäeva ja kinkisite mulle, aga ma ei mäleta ja mul ei ole igal selles mõttes. Mina mõtlen äkki me midagi. Mõtted on positiivsed ja tore oli näha vana võitluskaaslaseid, kõiki, kellega kunagi koos sai alustatud. Aga ma arvan, et see kooslus inimesi siin on niivõrd optimistlik, et me võiksime ka rohkem tuleviku poole vaadata, mitte ainult mineviku poole. Sellepärast vaatan positiivselt juba sellesse, mis koostööd me saaksime Kaitseliiduga koos ära teha. Ja selliste mõtetega ma siit lähen. Olid kunagi jumalad meilgi, olid hiied nii pühad ja usk. Tulid võõrad ning usk oli neilgi, nende jõud meile tõi kannatust. Põrmuks tehti me jumalad pühad, hiied ohvrina said tuleroaks. Aga usk muutus kindlamaks üha, leides hingesid kojaks ja toaks. Aga usk muutus kindlamaks üha, leides hingesid kojaks ja toaks. Olid kunagi kuningad meilgi, nende vastu ei käinud võõras jõud. Kuid et usk oli hinges veel neilgi, pettis surma nad reeturlik nõu. Nii me rahvas jäi kuningaist ilma ja meist jagu sai võõraste hord. Kuigi rahvas küll maha lõi silmad, aga usk jäi, et tõuseme kord. Kuigi rahvas küll maha lõi silmad, aga usk jäi, et tõuseme kord. Nii me püsinud oleme seni, hinges valu ja südames pist. Ja me püsima jäämegi seni, kuni jõudu on kanda oma rist. Oli kindraleid meilgi kord rindel, omad mehed nii kõvad kui paas. Ja nad kaitsesid kodu, mis kindel, kuni juudaile müüdi meid taas. Aga usku ei müünud me puhast, hinge peideti jumal ning hiis. Kord me kuningad tõusevad tuhast ja me kindralid võidavad siis. Kord me kuningad tõusevad tuhast ja me kindralid võidavad siis. Kui kurjad on ajad, mis ootab meid ees. Tundub tulevik tume, kui sein seisaks teel. Ärgu kadugu lootus ja usk homsesse, et hea
siiski seljatab kord kurjuse. kui pere on hooliv ja sõbrad on head, suur varandus seegi ma kindlasti tean. kui variseb maailm, olgu kindel me veel, et hea siiski seljatab kord kurjuse. hoidkem nüüd kokku mu õde ja vend, väikene rahvas aga. pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. maakera pöörleb, ei peatu vista. me reisime kaasa, ei maha siit saa. armastus juhtigu meid homsesse, küll hea siiski seljatab kord kurjuse. hoidkem nüüd kokku mu õde ja vend, väikene rahvas aga. pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. leia mu laulus, kus vägi on sees, miski, mis rõõmsalt sind teeb. paremad ajad ehk ootenud veel, usume ja loodame. hoidkem nüüd kokku mu õde ja vend, väikene rahvas aga. pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. hoidkem nüüd kokku mu õde ja vend, väikene rahvas aga. pea tõsta üles, sa kehtesta end, et ellu võiks jääda me maa. et ellu